Enrique! Kolmas päev või? Jah. Kolmas päev. Eile meil selle basseiniga siis ei jopanud, aga me ei loobu. Meil on põhimõtteliselt üks päev küll raisku läinud, aga kuna see on kõigil juba kinnisideeks saanud see bassein, siis tänast päeva alustamegi sellega, et uhame kõigepealt sinna, saame ma lõpuks selle kuumavee supluse esimese kirja ja siis saame me kõik, ma arvan, rahulikult eluga edasi minna. Asume teele! Hey, you can check the place out. We have only 2 spots, a lot of bags, but I don't know how far you're going. Just go there. Where are you going? We're going to the oldest pool to take a swim. Is it next to the Skogar or? What's the? We have no idea. It's Seljavallalauk. It's somewhere there about 50 kilometers that way. You're gonna do it? Sure. Ühesõnaga, meil ainult 2 kohta on ja palju kotte, aga võtame haikerid ka peale, nii et why not? Frank tuleb ette. Opa! Ees läks vähe kitsamaks nüüd, aga pole hullu. We're making YouTube videos, so I hope you don't mind. That's good. Where are you from? Brazil. Brazil? Yeah. Sõitsime praegu mööda, vaatasime lambist. Mega räme kosk seal taga. Vaatame, ma jätan see kaamera jälle vee kinda, ma jätan selle autosse, ma võtan Fuji kaasa, äkki saame lihtsalt kiirelt paar klõpsu ja uhame edasi. Päris lahe aine, ma panin juba kummari jalgana. Oota, on see objektiiv. Pole. Väga luks, aga kuidas te lähevad? Kuidas? Väga räkk kosk. Ma arvan, et see on mega lahe. Kiire update. Põhimõtteliselt otsime ikkagi seda basseini veel. Juba naljakas hakkab. Aga on lootust, et me jõuame nüüd kohale. Ilm on pööranud ära ütlemata kehvaks, mille pärast olime praegu GoProga. Me jätsime kõik teised kaamerad autosse, sellepärast, et meil on alles 4. päev ja tahaks ülejäänud 6 päevaga millegagi filmida, nii et üritame natukene tehnika eest ka hoolt kanda. Taas kord suundume ei kuskile. Ees ootav tee on selline. Aga see on hea challenge, sellepärast, et siin lõpuks saab selgeks, kes kui targalt oma koti kokku pakkis. Ehk siis... Ja kes ei pakkinud? Ja kes ei pakkinud. Ehk siis Ralfil on siin meil kummikud ja kollane vihmakeep. Nii stiilne kui praktiline. 2 ühes. Millest on neine? Jah. Mis sa enda ujumiskeeriks kaasa otsid? No ujumiskiiriga meil jah nii, et kui kõigil on rätikud ja ujukad, siis meil Ralfiga on vanakoolimehed. Meil on alukad ja kuiva õhu käes. Kuigi õhu käes kuiva meil täna ei ole kõige parem varianti. Jah. Pika matkamasi peale oleme lõpuks kohal. See on siin samas. It's actually really cold. We're from Estonia, it's warm. Siin ongi keset ei miskit. On põhimõtteliselt üks bassein siis. See on Islandi kõige vanem bassein. Ja tegelikult ta ütles, et see vesi on praegu väga külm, aga me oleme Eestist, nii et meie jaoks on see vesi, ma arvan, väga soe. Mega hea. Enam kui parat. Super lõks. Ei katsenud. Mahupäradi ühte riidil vahetavale. Võid neid kinni võtta. Vaata ära nüüd sellel hetkel. Kõik triibud on väljas. Ei ole saa. Ma tulen teinud. Ilm on. Siin on üle pea ju. Ei näe siin kraani juurde, sealt on tuli kuumali. On või? Jaa. Mati, ma nõus mütsi peale. Ärge vaja, kui sooja võtta. Ma lasken ikka sooja nurka. Siin
siis see toru, kus tuleb siis see nii-öelda termaalsoe vesi. Ainsana kui ülejäänud bassein on suht küll, sest see jahtab nii kiiresti maha. Matis pani isegi mütsi pähe. Mõmm, aga Gert, oled valmis? Tarkus, see on tarkus. Näita neile. Uts! Mõistagi olen mina jälle ainus, kellel vesi üle pea. Aga käid korra väljas ära ja siis on väga soe. Anne, mul on maksuluks. Aga kuule, see on ikka parim Infinity Pool, kus ma kunagi mõõnud olema. Vaata seda. Mis te teete siin? Siin tuleb sooja otse mäest. Seal aurab, vaata jah, seal aurab. Vaata see põlver oli. Kuhu? Siin läheb kohe madal. Siin on kivi jah? Kus sa istud seal? Kivi peal. Ääre peal. Ma olen tugis. See mägi tuleb nii kiiresti vastu. Pool basseini juba kuradi madalam tõmbas lõhe kätte reisi. Ja vee all on see nagu see sama kalju jätkub nagu vee alt siis. Päris pikalt see jah. Okei. Päris ohtlik. Me hakkame nüüd kuivame õhu käes. Kuivama ei hakka. Ma loodan, et sõbrad lahenevad meile rätikutes. Muidu on natukene kehvasti lood. Et tee ja jäägermeister aitab ka. Pugesin Ralfile kass. Ralf võtta nüüd kass. Külm on, tahan koju. Parim Infinity Pool. Parim Infinity Pool üldse. Issand siuke mees. Ühesõnaga, nii me siin siis jalutame sellel lõputul teel. Ma räägin teile pärast täpsemalt, aga ühesõnaga droon läks katki. See viimane kaader sellest ilusast orrust seal. Sometimes in, always lose, kuidas see oli taaskord. Kui distantsis nagu mingit objekti ei ole, siis on kaugust nii raske nagu hinnata. Me oleme mingi, ma ei tea, 20 minti jalutanud juba. Siuke tunne on. Aga ma arvan, et ma olen poolel teel vaatan. Lihtsalt nothingness. Süüa tahaks, kõht on tühi ja droon läks katki veits, aga samas... Ja kus juures, kes oli süüdi? No muidugi, alati. Selle reisi kõige nunnum olevus, keda me oleme siiamaani kuradi kohtanud, ma arvan. Jah, üks koerakene, väike koerakene jooksis. Võt see koerake jooksis siis kappus kuskilt kaugelt Ralferandist küpsist. Me olime klemmid. Jaa, klemmid, tore loom on ja järgmine hetk siis koer jooksis ja haukas otse tiivikutesse sisse ja lõppes sellega, et põhimõtteliselt üks arm siis on katki droonil ja üks tuluke või siis see valgustussensor kukkus ka alt ära, nii et mis seal ikka. Aga kuidas basseiniga rahuled ja poikad? No bassein oli mega kõva, mega lahe oli, tõesti. Oli mega lahe, aga tegelikult oleks võinud natukene soojem olla. Algus oli ikka maru külm. Jah, ega ta tegelikult mis kuum ei olnud. Päris krõbe oli, ühest otsast sai natukene sooja vett peale, aga ütleme siin mõnus, karastav, värskendav, pärast sain soojad riided selga, siis tundus mitu korda soojem jälle. Üks tšehhi tüdruk ja brasiililasest poiss, kes siis andsid meile kohalikku ploomipuskerit. Tšehhi ploomipuskerit. Jah, tšehhi. Šnapsi. Jah, see oli siuke... Andis veits sooja juurde. See andis nagu rohkem sooja kõvasti kui jäägermeisterna. Nagu ikka jalutavad vapramad mehed eespool, esirindel, ülejäänud seal loisevad taga vaikselt järgi. Aga Ralfi kummikud on üks selles mõttes siuke midagi teistsugust on nendes. Saaremaa vanaema kootud villane sokk on sees. Nendega võib maailma lõppu ka kõndida. Et tervitusi Saaremaale vanaemale. Maagilised kummiketsid. Maraton.
ei läinud see viimane hüppe kõige paremini seal. Mis seal ikka, täna ongi siuke omaette päev olnud, et siin droon sai kannatada korralikult ja teab, kes teab, võib-olla oli seda viimane lend, aga sest meil oli siit kuskilt korpust võtta, mul läksid seal korpuse peal paar kondlit katki, et vaatab, mis sellest saab ja teine asi, seda saltot seal lennuki peal hüpates maa on see natukene kehvasti ja jalg on praegu nii paistes, et liigutada väga ei kannata, et poisid, kes läksidki poodi ja ostavad meile õhtuks midagi süüa ja siis vaatame, üritan kodus talle võimalikult palju puhkust siin üle öö anda, et vaatab, töötlen videot selle kuidagi nii, et üks jalg on uksest väljas. Igatahes saab korda, küll saab korda, et ega ma ju sinna kuttidele ankruks sappa jääda ei saa, nii et natukene tahtejõudu ja läheb edasi. Täna öösel on meil põhimõtteliselt siis viimane Airbnb, tähendab, et homsest alates on meil täielik impro, et vaatab, kuhu meid teed siis viivad ja millised seiklused need ees ootavad ja muideks, et kui need seiklused üldse vähimalgi määral siin teie meelt lahutavad, siis visake like ka kirja, et ega see on meile väikeseks märguandeks, et andke tuld. Teiega oli taas kord tore, kohtume juba homme, lõpetamegi selle asja siin ära, sest on juba pime ja ausalt öeldes korralik väsimus on ka peale, jalg teeb põrgu valu. Aga tee pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalgpedaalile lõbuarvelt, kokku ei hoia, sest et kõik need materjalid, vidinad ja muu jura on ju välja vahetatav, eks ole, aga neid elamusi ja mälestusi, nendele on raske hinda panna. Need on meiega igaveseks. Tšau! Käisin Islandil, mis tegelikult maal. Mund lasin.